Evershed Sutherland on büroo, kus kohtuvad nooruslik talent ja pikaajaline kogemus. Kas teadsid, et meie kolleegide keskmine vanus on vaid 34 aastat? See tähendab, et siin töötavad noored talendid koos õigusala kogenud tippudega. Mõnedel meie kolleegidel on õigusalane karjäär kestnud juba üle 25 aasta ja nad on valmis sind toetama nii praktika ajal kui tööelus. Meie büroos saad õppida, kasvada ja panustada päriselt. Järgmise sammuna ootabki lahendamist tänane kaasus. Tervist! Aitäh, et te leidsite aega minuga kohtumiseks. Rõõm teid näha. Kuidas on abiks olla? Mul on tegelikult päris suur probleem, et ma töötasin ühes ettevõttes 3,5 aastat müügijuhina. Ja kui ma tööle kandideerisin, siis ma rääkisin selle tööleandjaga palgast ainult e-maili teel. Ja me leppisime tegelikult kokku, et minu töötasu saab olema 3700 eurot netos, pluss siis tulemustasu. Ta kirjutas isegi sellise lause, et kui kõik hästi läheb, siis ma võin teenida minimaalselt 4100 eurot kuus. Ja ma olin nõus ja siis ma alustasingi. Ja alguses oligi kõik täiesti normaalne. Tulemustasu laekus igakuiselt ja ma võiks öelda, et see oli tegelikult päris arvestatav osa minu siis töötasust. Ja ma arvan, et ma võisin teenida kuus isegi 600–800 eurot siis põhipalgale lisaks. Aga kas see kokkulepe jäigi e-kirjade peale või sõlmisite mingi aeg ka töölepingu? No ja, mul tegelikult on tööandja poolt koostatud tööleping olemas, aga ma ei ole seda mitte kunagi allkirjastanud. Sellepärast, et ma ei olnud nõus selle töölepingu tingimustega. See töötasu osa, see jäi mulle lõpuni kuidagi väga segaseks. Las ma saan nüüd õigesti aru, et olukord oli teie jaoks segane, lepingu tingimused olid segased, aga tööd te ometi alustasite. Jaa, sest et me suhtlesime e-maili teel ja mina hakkasingi tööle ju seal e-maili teel kokku lepitud tingimustel. Ma ei tea, mulle tundus see nagu... Okei, arusaadav, hästi. Aga kuidas läks siis edasi? No siis jõudis kätte 2024 suvi ja asjad hakkasid muutuma. Kõigepealt saatis mulle tööandja kirja, kus ta andis teada, et ta muudab minu tulemustasu arvestamise valemit. See tähendab, et minu tulemustasu käibe pealt muutus 0,2% 0,15%. Lisaks sellele nad hakkasid vähendama minu tulemustasu siis kaotatud klientide ja maksmata arvelt. Ja see oli veel kõik. Nad tegis uus reegel, mis tähendas seda, et kui sa ole maksmata arvet saatnud 30 päeva jooksul inkassosse, siis vähendatakse sinu boonust. Ja sellest varem üldse rääkinud, see tuli täielik üllatusena. Absoluutselt, ma ei ole mitte kunagi sellist kokkulepet teinud. No ma ei oleks sellise asjaga kindlasti nõus. Ma isegi küsisin sellelt tööleandjalt isiklikult, et kuidas see võimalik on, et te tulemustasu niimoodi vähendate, et ta ütles mulle, et me oleme sellest varem rääkinud. Mida me ei ole teinud. Lihtsalt vahetus. Ta lihtsalt. Ma ei tahaks seda öelda, aga jaa, ma tegelikult ütlen, et ta valetas mulle, sest seda ei ole olnud, sellist kokkulepet ja ma võin öelda, et ma ei mäleta, sest ma ei oleks mitte iialgi sellise kokkuleppega nõus isegi. Mul tuli üks asi veel meelde. Nii. Kui ma läksin suvel puhkusele, siis ma sain e-kirja, kus mulle kirjutati, et minu töökoht on viidud uude ruumi avatud kontorisse. See tähendas, et mul oli äriklientidega täiesti võimatu mingisugust privaatset vestlust arendada. Ja mis arvad, kuidas see minu siis töö tulemuslikkusele mõjus? Muidugi mõjus see halvasti. Ja ma ei olnud sellega nõus ja ma tegelikult ei saanud sellise asjaga leppida. Ja muidugi, kui ma augustis nägin enda palgalehte, ma nägin, et nad olid tõesti maksnud mulle vähem. Ja siis ma otsustasin, et ma ei saa enam niimoodi jätkata. Ja 20. augustil ma siis saatsin oma tööleandjale erakorralise ülesütlemise avalduse. Ja ma põhjendasingi seal ilusti ära, et siis see on siis kahel põhjusel, et see, et nad tegelikult ei maksnud mulle
siis seda, mis me tegelikult kokku leppisime töölepingus ja lisaks tegelikult muutsid töölepingu tingimusi ühepoolselt. Kas ma saan siis õigesti aru, et põhiprobleemiks on töötasu ühepoolne vähendamine tööandja poolt ja see, kuidas sa mõjutas siis töösuhet, töötingimusi no, ja kõike sellega? Just täpselt jah. Hästi, aga vaatame, mis me teha saame.